Tere, olen Karin ja minuga siin on täna Kristi, minu hea kolleeg. Me oleme mõlemad Fitechist. Peaaegu aasta on möödas sellest, kui me tegime sinuga esimese webinari. Seal me siis rääkisime praktilistest lahendustest raamatupidaja igapäevatöös koos Fitechiga. Aga täna oleme jõudnud siia stuudiosse, täiesti uus formaat ja laual on ka meil tegelikult täitsa teised teemad täna. Ja täna on meil vestluse keskmes üks uuring ja Kristi, ma palungi, et sa esmalt räägiksid, et kuidas see mõte üldse tuli, mis uuring see selline on? Tere, ka minu poolt ahjusoja uuring on meil tänaseks tõesti valminud. Ja kus see mõte siis üldse tekkis, oligi Fitechi enda vajadus, et kuna Fitech on täna nutikas arvete haldusplatvorm, aga igapäevaselt me soovime seda veelgi nutikamaks muuta. Ja tekkiski siis aruteluring, et mida siis veel paremini teha. Ja hakkasime otsima uuringuid, mis siis toetaks seda küsimust, et kuhu siis raamatupidaja aeg kulub, mis on need kitsaskohad ja kõik, mis siis see raamatupidaja igapäevaprotsessis on. Ja me ei leidnud seda, et ei ole sellist uuringut kättesaadaval ei Eestis ega Euroopas, et leidsime USA uuringu, mis oli tehtud 2022. aastal, aga sealt edasi ikkagi haigutas tühjus ja sealt siis tekkiski mõte, et looduse tühja kohta ei salli, et peab ise midagi ära tegema. Okei, aga palju meil vastuseid tuli ja kes need tegelikult siis need vastajad üldse olid, et raamatupidajad on ka nagu erinevates valdkondades, et kirjelda natuke seda poolt ka. Ja vastuseid tuli 350, mis on päris arvestatav hulk Eesti raamatupidajate nii-öelda kõnealust pinda. Ja uuringu saatsime siis tegelikult erinevatele ettevõtetele. Seal oli siis väikeettevõtted kui ka suurte ettevõtted nii välja ja ka siis avaliku sektori raamatupidajad said uuringust osa võtta. Ja ka siis sealhulgas ka siis raamatupidamisbürood, kes teenindavad erineva suurusega kliente. Jah, et mikro kuni suurettevõtteni välja siis sisuliselt, eks? Jah. Ehk siis need vastused ei kirjelda sellist ühte tüüpilist raamatupidaja igapäeva tööd ja neid murekohti, vaid tegelikult siis see pilt on tegelikult oluliselt laiem. Et siinkohal siuke üleskutse ka, et kes on siis antud valdkonnas tegutsevad, et mõelge kaasa ja kõrvutage ennast nende andmetega, mida te kuulete ja näete. Ja võib-olla, kus seda äratundmist on rohkem, et siis pange kõrva taha Kristi mõtteid, soovitusi, kuidas asju muuta, teha efektiivsemaks. Aga sukeldume nüüd detailidesse ja vaatame sellele uuringule otsa. Alustame siis sellest kõige põhilisemast, et mis on need peamised ajavargad, kuhu raamatupidaja aeg kulub. Kristi, palun, lava on sinu. Ja räägime nüüd nendest kurjategijatest. Et jah, tegelikult esimese küsimusena seal uuringust oligi see, et me palusime vastajatel siis ära nii-öelda jaotada erinevate siis igapäevatöö tegevuste hulgas, millisele neil kulub enim aega. Ja siit joonistub ka väga selgelt välja, mis tegelikult toetus ka see USA uuring, see, mille me leidsime, et väga suure osa võtab ostuarvete töötlemine. Et Eesti raamatupidaja hinnangul tema igapäevatöös siis 18,4% tema ajast. Järgmisel kohal on siis finantsaruandlus, mis on ka raamatupidaja igapäevatöö paratamatu osa. Ja sinna otsa ka siis panga ja kontotehingud, et mis on siis maksete üles seadmine või siis laekumiste jälgimine
võib-olla mingist pangast mingi väljavõtete tegemine, kõik see, et ka üpris ajamahukas tegevus. Ja lisaks on ka siis selline suur osa on müügiarvete töötlemine, et kui me räägime arvete nii-öelda tegevustest üldiselt. Ja kui nüüd liita kokku see ostuarvete tegevused, müügiarvete tegevused ja ka pangatehingud, mis on mõlema osapoolega seotud, siis see läheb üle 40% raamatupidaja aega, mis on, ütleme niimoodi, et antud piruka peal väga suur osa. Ja kui nüüd minna detailseks, siis seal on ühed väiksemad lõigud, on 4,1%. Ütlesid vastajad, et jääb neil aega üle siis keskenduda tarkvara või lahenduste uuendamisele, parendamisele. Ja teine on ka siis, mis on ka ikkagi väike osa, on 6,4%, et igapäevane siis aruandlus või nõustamine juhtkonna või klientide poole. Et tegelikult see pirukas võiks olla teistpidi, et raamatupidaja on ikkagi oma ala spetsialist, et ta võiks tegeleda konsulteerimise ja nõustamisega suurema osa enda ajast kui sellega, selle nii-öelda selle rutiinse poolega, mis täna on 40%. Et seda sellist admin tööd on ikka päris palju tegelikult. Just, ja tegelikult ongi see koht, kus täna on erinevad automaatika võimalused olemas. Aga võib-olla, et mõni raamatupidaja ta on harjunud nende töölõikudega, mis ta teeb, nende etappidega, ja ta võib-olla ei tule selle pealegi, et kuule, midagi saaks teha efektiivsemalt või teistmoodi, et ta on lihtsalt nii sirgjooneliselt liigub selles ja ta on veel mattunud siis sükeste andmesisestuste ja ükste võib-olla igavamate ülesannete alla, et see loovuse pool on lukus, et ta ei suudagi või oskagi mõelda, et kuule, kasutaks, prooviks seda või teist. Jah, tegelikult siin ongi see, et tal ei jää selleks nii-öelda loovuse pooleks liiga palju aega, sest ta peabki justkui tegelema igapäevaselt siis sellise rutiinse tööga, et teadupärast see rutiin vaikselt tapab seda loovust. Jah, aga okei. Mõtlen, et liigume siit edasi, siis vaatame seda ostuarvet natuke seest poolt, et ta ju ka seal tegelikult jaguneb etappideks, et see tundub võib-olla siuke võõras maa, aga nii, mis me siit siis näeme vastu? Ja, et seejärel siis, kui võtsime sealt üldise nii-öelda selle jaotuse, kuhu raamatupidaja aeg, siis me läksimegi natukese sügavamale erinevate siis nende nii-öelda jaotistega. Ja üks nendeks oli siis ostuarvete töötlus. Ja seal oligi siis raamatupidaja pidi märkima, kui palju tal kulus aega erinevate protsessidesse. Et on see siis andmete sisestamine, parandused, arvete vastuvõtt, kontroll, erinevad tegevused, mis on vaja ühe ostuarvega tegelikult teha, et ta üks päev oleks siis sellest vastuvõtmise hetkest kuni maksmisele suunatud. Ja seal joonistus välja väga kurb suur ajakulu on pelgalt andmete sisestamine, et 3,2 minutit, mis saaks täiesti nulli viia, kui oleks tegemist e-arvetega. Et e-arved tulevad süsteemi juba masinloetavad, keegi ei pea midagi sisestama, parandusi seal ei ole vaja teha, nad on väga palju andmerohkemad, kui sisestamine täna võiks olla. Võrreldes PDF-iga, eks? Yeah. Iseenesest ma vaatan, et okei, 3,2 minutit, et ma ei tea, kas see on nii hull, aga hakkad kalkuleerima, et ma ei tea, 200 ostuarvet kuus, eks ju, et seal väga jämedalt öeldes see teeb peaaegu 1,5 tööpäeva lihtsalt andmesisestust. Just. Et see paneb mõtlema korraks. Jah, et lõpuks saab igaüks ise valida, et kus ta enda aega paneb, aga lihtsalt võiks, just täna see töö on masinate poolt juba täna lahendatud, et miks peab inimene seda tegema. Ja samamoodi ma vaatan siin kulu- ja kontokoodide määramine, eks, ja
ilmselt ka siin vastavuse kontroll ja mõningad muud asjad, et samamoodi reeglipõhised asjad, mida on võimalik automaatikaga siduda, ehk siis sa saaksid korralikult alla tuua neid minuteid sealt. Ja et näiteks meil Fitekis on täna erinevad automaatreeglid, saab kuludimensioonide kontode vahel seoseid luua. Fitek AI treenime mudeli valmis, ta peegeldab juba sarnaste eelnevate möödunud andmete põhjal tagasi, mis võiks olla see kulukoht, mis jällegi lihtsustab seda raamatupidaja tööd. Ta ei pea küsima erinevate osapoolte käest, et kuhu see kulu nüüd see kuu vaja kanda, et see kõik on tal juba olemas ja temale jääb nii-öelda see ülevaatamise ja kinnitamise roll. Ja eriti on ju, kui on väga mahukad arved, et sul on seal meeletult neid ridu sees ja kui sa kasutad seda AI lahendust, et ta õpib tegelikult juba varasema pealt, et sa ei pea käima sealt tikk läbi neid kõiki ridu ja siis määrama seal vajalikke kulukohti ja nii edasi. Et see on tegelikult väga suur võit. Absoluutselt. Ja tegelikult see on ka suur võit ka teistele osapooltele, kes siis peale raamatupidaja arvetega tegelevad, et jah, et raamatupidaja aega, aktiivset tööaega siis algusest lõpuni selle arvega. Et see ei ole nüüd järjest see 12,9 minutit, mis see raamatupidaja aeg, aga kõik need etapid läbi käia selle arve osas 13 minutit ühe arve kohta. Ja jällegi, kui on vastajate seas tuli ka see välja, et kui oli jällegi e-arvete osakaal suurem kogu arvete mahust, siis oli see aeg väiksem. Kui oli PDF-ide osakaal, siis oli see aeg isegi suurem kui see 12,9 minutit. Selle juurde me tuleme veel tagasi e-arvete ja võib-olla PDF-ide juurde hilisemalt, aga okei. Põhimõtteliselt me saame nüüd mingisuguse ajalise aimduse siit, aga kui me kogu seda ostuarve sellist elutsüklit vaatame, et siis tegelikult ju ilmnes ka veel seal minu jaoks isiklikult väga üllatav tõdemus, et kui me räägime päris nendest kitsaskohtadest, et lähme liigume edasi, vaatame, mis meid sealt poolt edasi ootab, kuhu siis seda aega eriti palju kulub. No nii, Kristi, mis on see number 1? Number 1 on see, et jah, raamatupidaja teeb siin, ütleme niimoodi, et sellise 13 minutiga ümmarguselt oma töö ära erinevate lõikudena. Aga tegelikult see arve peatub pikemalt süsteemis. Ja miks ta pikemalt peatub, on siis see, et erinevad osapooled peavad siis need kulud kinnitama. Ja täna see ongi see kõige suurem kitsaskoht, ehk kus siis see king pigistab, et miks see arve ei jõua nii kiirelt maksmisele. Ja vastajad siis tõidki välja, et kinnituse ootamine võtab kõige enam aega. Ja mõtleme siis, miks seda aega kulub nii palju. Et arve tuleb siis näiteks osakonnajuhi töölauale ja ta ei kinnita seda. Et me paneme ennast sinna osakonnajuhi rolli, et miks ta ei kinnita. Et eeldame, et ta ei ole siis pahatahtlik laisk ja lohakas, vaid tal on sellist infot puudu, miks ta saaks kinnitada. Või see ei ole talle piisavalt mugavaks tehtud. Et Fitekis olemegi loonud eraldi mobiiliäppi neile inimestele, kes on tihti koosolekul, kes on nii-öelda selle töölaua tagant eemal, et nad saaksid ka liikvel olles arved üle vaadata, kinnitada ja rahulikult enda eluga edasi minna. Et see peab olema mugavaks tehtud sellele kinnitajale, et seal peab olema siis, mis kogu arvega seotud info peab olema kättesaadav originaaldokument, võib-olla on seal mingid lisadokumente. Võib-olla on oluline, kes ennem kinnitas, kas ta lisas mingid täiendavaid kommentaare selle arve kohta. Või ka näiteks siis, et jällegi eelnevalt mainitud AI lahendus, et ta peegeldab need kulukohad või mis osakonnaga see seotud kulu sinna kanderidadele ära ja kinnitaja saabki vaadata, ahah, jah, tõesti, see on see kulu, ma kinnitan ära ja kõik.
et see pool on kaetud ja see peab olema tegelikult mugavaks tehtud. Teine pool on ka siis see, et võib-olla see arve jääb siis ootele, kui on seal vaja siis, ma ei tea, sa pead kõrvalt kontorist küsima kontoriboksist, et kas sa tead, mis kulu see on, kas see on minu kulu, kas see ei ole ikka minu kulu, et see kommunikatsiooni peale jällegi, mis on võimalik erinevate automaatikatega ära lahendada, et ja jah, ma ütlengi, et see number 1 on ikkagi, et siin on küll erinevalt välja toodud see, et näiteks see vastavuse kontroll, aga see on ikkagi puudulik info, mis täna on arvetel olemas, mida saaks automaatikaga lahendada, et on ta siis näiteks lepingu number, mis on arvete peal olemas ja saaks seda vastavust kontrollida, siis kas lepingu mahud vastavad sellele, mis on selle arve peal, kas need lepingus kokku lepitud hinnad on siis need, mis on selle arve peal kajastatud ja et see matching toimuks reaalajas siis, kui see arve saabub selle õige lepingu või ostutellimuse numbriga. Mitte keegi ei pea kuskile kõrvale süsteemi sisse logima, otsima meeleheitlikult mingit arve, ostutellimuse numbrit ja siis, sest see kõik on aeg, see on ressurss. Ja tihtipeale, kui sa juba tead, et ma pean vaatama mitmesse erinevasse süsteemi, siis sa kuidagi võib-olla lükkadki alateadlikult seda tegevust edasi, sul on midagi pooleli ja siis see kuhjubki, ta jääbki kuhugi sinna. Aga mobiiliäppi osas tõesti see on super mugav, et ilmselgelt kasutan seda, sul tuleb teavitus telefoni peale, arve ootab kinnitamist, siin ju saab veel tegelikult Fitechis ka mängida, eks ju, et kas sul on mingisugune piirsumma määr, kus siis osad kinnitajad jäävad välja, ehk siis teil on niisugune usalduslik suhe ettevõttes, võib-olla, ma ei tea, tegevjuht ei pea kõiki arveid kinnitama, mis on alla 1000 euro näiteks, kuigi ta on mingisuguses kinnitusringis alati sees, aga teatud arvete puhul siis automaatselt süsteem jätab ta kõrvale ja ma usun, et ka see on üks koht, kus me saame kiiremini edasi liikuda selle kogu kinnitusega. Ja, et absoluutselt, et kui kõik arved maanduvad üks hetk, ütleme siis tegevjuhi töölaual, et on seal viimane või eelviimane kinnitaja, siis see võibki pudelikaelaks seal saada, et Fitechis oleme selle dünaamika loonud sinna kinnitusringidele. Okei, aga selge. Me teame nüüd, mis on see kitsaskoht. Me natuke arutasime siis need tagamaid, mis need põhjused võivad olla. Aga ma tahaks praegu küsida, meil ei ole siin küll publikut ja ma ei saa sinu käest ka küsida, sest sa tead vastust, et mis te arvate, et kui kaua siis keskmiselt oodatakse seda kinnitust, et kui see aktiivne aeg, kus siis raamatupidaja määrab kõik olulised detailid sellele ostuarvele külge ja nüüd tuleb siis see ootamiste koht, et mis see on. Ma annan praegu selle hetke meie kuulajatele, vaatajatele, et mõelge oma peas, siis siit omalt poolt väike trummipõrin juurde ja vaatame siis täpsemalt kaua me laseme oodata. Nii, Kristi, mida sina sellest arvad? Liiga palju. et jah, et seal uuringus tuli välja, et keskelt läbi ühe arve nii-öelda see elutsükkel on 3-5 tööpäeva. Nüüd mõtle sellele makse tähtajale näiteks selle arvel, eks ju. Just. Et see ei ole alati seal 30 päeva ja nii edasi ja nii edasi, et päris kitsaks läheb. Kitsaks ja tempod läheb järgi, et raamatupidaja sisestab siin 3,5 minutiga selle arve ära ja siis hakkab selline nii-öelda venitamine pihta, et jällegi erinevad e-arve võimalused annaksid selle automaatikaks, sul on kogu info olemas, vaatad üle, kinnitad ja lähme eluga edasi. Lähme edasi, okei. Selge, aga vaatame korraks müügiarvete poole peale ka, sest me oleme siin praegu väga palju sellele peamisele paharatile keskendunud, milleks on siis ostuarve. Aga müügiarve, jälle väike üllatuskoht, et siin läheb aega veel rohkemgi kui ostuarvega. 17,3 minutit, et kuidas nii? Kuidas nii, Kristi? Ja ei ole müügiarvega patust prii, aga jah, uuringust tegelikult tuli välja, et väga paljud raamatupidajad siiski ei tegele müügiarvete nii-öelda
korraldamisega või loomisega. Et on eraldi siis mingid spetsialistid, kes siis arveid väljastavad. Jah, et tihti on selleks müügiinimesed ise, see sõltub ettevõtte valdkonnast või on siis eraldi isik, kes siis tegeleb müügiarvetega. Aga sellegipoolest on see ajakulu ikkagi nende osas, kes vastasid, et jah, et nad tegelevad ka müügiarvetega enda töös, veel suurem kui ostuarvetega. Ja mis on seal siis põhjused, on jällegi, kui ostuarve puhul oli see andmete sisestamine, siis on nagu andmete korje või selline nagu kogumine erinevatest kohtadest. Selline nagu mesilase töö, et sa pead ühest kohast natukese korjama ja siis teisest. Ja jällegi, miks see nii on see, et ei ole loodud integratsioone erinevate tarkvarade vahel, et on müügiarve CRM-i süsteemid, kus siis see müügitehing siis toimub. See info ei jõua otse reaalajas siis raamatupidamistarkvarasse või edastatakse mingi Exceli formaadisse kord kuus, kord nädalas. Ja jällegi on seal võib olla mõni info puudulik või puuduv täiesti. Jälle raamatupidaja peab küsima kellegi kolmanda osapoole poolt täpsustavat infot. Ja samuti siis näiteks ka lepingu hinna infokontroll, et üldiselt hoitakse siis kliendi infot CRM tarkvaras. Jällegi raamatupidaja igapäevane tööriist on siis raamatupidamis või ERP tarkvara. Ja siis raamatupidaja siis peabki enda korvikesega minema ühte süsteemi, teise süsteemi, kolmanda isiku juurde, et saada see info kätte ja siis lõpuks see arve koostada ja kokku panna. Et see on väga ajamahukas tegevus, mida jällegi saaks küllaltki lihtsate integratsioonidega, et tarkvaradel on täna abilahendused juhtmed kokku viia ja keegi ei peaks enam nii-öelda selle andmekorjega tegelema. Aga miks, mul tekib ka küsimus, et miks me siis ei tee seda? Miks me ei ühenda neid süsteeme ära? Et on need seal hinnasildid siis nii suured kõrged küljes, et see esmane investeering tundub nii suur ja sa ei hakka üldse ümber mõtlema ja arvutama, et aga kogu see töö tegelikult, mida sa teed see 17 minutit, aga see on ka tegelikult ühel hetkel sa saad selle rahasse ümber arvutada ja sa teed selle asemel, et sa saaksid seda oma ajalist ressurssi mõne muu etapi juurde suunata, mis toob sulle rohkem kasu ettevõttele, töötajale. Jah, ma usun, et tegelikult raamatupidajal on see soon olemas. Aga jällegi, kui me lähme tagasi sinna esimese slaidi juurde, siis see 4,1%, mis ta saaks nagu enda ajast panustada siis mingi et üldse leida sihukene lahendus, eks ju? Just, et see, või seda sisendit ka anda juhtkonnale või teistele ettevõttes lihtsalt ei jõua. Ei jõua, sest ta peab nagu nii-öelda tegelema siis selliste rutiinsete asjadega, mis on ajakriitilised, sest arveid ju peab välja saatma, see on rahavood ei tohi peatuda. See rong ei tohi peatuda. Okei. Vaatame edasi siis, kuhu meie vastanud oma arveid saadavad, ehk siis räägime korraks arvekanalitest ka. Ja see oli minu jaoks isiklikult ikkagi selline üllatusmoment, et kas siuke nörritav või siis pigem nagu ikkagi, jah, natukese ma olin pettunud, et tegelikult jah, küsisimegi vastajate seast, et mis on need kliendisegmendid, kellele nad enim siis enda arveid edastavad ja sealhulgas ka, et milliseid kanalit pidi see arvete edastus käib ja tegelikult B2B ehk ärikliendile edastatavate e-arvetes ikkagi troonib PDF, et kuigi täna on absoluutselt igal ettevõttel Eestis võimalik e-arvet vastu võtta, e-arvet saata, et need lahendused on olemas ja ta ei ole ka kuidagi selline trööstitult kallis, et kui B2G rääkida ehk avalik sektor, kes mõned mitmed aastad tagasi tegi juba selle
otsuse, et neil ainult e-arved on ainuke vorm, mida nemad aktsepteerivad, siis jah, nende vastanute seast, kellel kliendisegment oli siis avalikule sektorile suurim, siis jah, neil oli enamus, mida nad edastavad, on e-arved, sest see on kohustus. Ja jällegi, kellel on nagu erakliendi baas, kellele arveid edastada, et seal on jah, paratamatult on PDF ka suures osakaalus, sellepärast et eraklienti on natukese raske sundida panka e-arvet tellima, kuigi julgustan, tehke seda kõik, see on väga mugav. Aga üks küsimus veel, et siin on selgelt näha, et suurettevõtete puhul ikkagi seda e-arvete protsenti, see on kõrgem, kui nüüd näiteks me võrdlesime raamatupidamisbüroodega, et kui nemad väljastavad arveid ja kas ta siis on nüüd siin e-arve või ta on pigem siis see PDF, et nad ikkagi suures osas olid selle PDF-i poole kaldus, et miks seal need käärid nii suured on? Et suurettevõtete hulka siis tegelikult kulusid ka tegelikult siis avaliku sektori asutused, seal on see kohustus ja suurettevõtted, neil tihti on ka see arvete maht suurem, et e-arvete edastamine on kiirem, soodsam ja need andmed tulevadki sulle erinevatest kanalitest kokku ja saad siis sellest nii-öelda struktureeritud e-arve välja saata. Okei. Siit selle e-arve teemad taustal me saame kohe liikuda uue sükse alamkategooria juurde, e-arve ja automatiseerimine. Ja selle kohta, see oli ka üks sükene huvitav leid selle uuringu puhul minu jaoks jälle isiklikult, et e-arve ja automatiseerimine käivad käsikäes rõõmsalt, aga mitte alati. Et on ka mingisugused huvitavad erandid, eriti see on sektorite puhul hästi välja joonistuv. Et Kristi, mis siin toimub nende protsentide ja osakaaludega? Ja et avaliku sektori osas ongi see, et seal on kohustus e-arvet saata ja 85% vastanutest saabki öelda, et enamus nende vastu või käideldavatest arvetest on e-arved ja see loob selle vundamendi nii-öelda või aluse automaatikaks, et siin selgelt joonistub välja, et 71% protsessidest on automatiseeritud ja jällegi, kui me võtame erasektori, kellest ainult 33% sai siis öelda, et on nende e-arvete osakaal on siis suurim ja nende osas on siis 48%, et jällegi see automatiseerituse tase on selle võrra nagu väiksem. Et jah, et see e-arve loob selle aluse automaatikaks, et e-arve metainfos näiteks, kui XML-i vaadata, et see tundub ilge koodirägastik, aga tegelikult seal on andmed, mida sa saad enda kasuks pöörata, et on see siis, ma ei tea, tarbimispunktid, kaardinumbrid, telefoninumbrid, erinevad mingid tootekoodid, et kõik sa saad enda automaat sellised triggeritesse määrata, et sa ei pea sellist mambo jumbo Exceleid importima, eksportima ja siis see läbi panema siis need süsteemi ja siis saad enda igapäevase tööga edasi minna. Et lihtsam on neid andmeid enda kasuks nii-öelda ära kasutada neid ja siis kirjeldada ka igapäevaseid protsesse. Ehk siis kui avalikus sektoris tuli see nõue, et nii, meie võtame nüüd vastu e-arveid, siis nad ühtlasi viisid ka läbi tegelikult suurema protsessi muudatuse, et mängisid kõik selle e-arve ümber järgi siis ringi, et tegidki protsessid selgemaks, lihtsamaks, kasutasid siis neid reegleid, et see raamatupidaja ei peaks tegema käsitööd niivõrd palju. Aga samas erasektor, et tõenäoliselt siis seal on võib-olla mõned tarnijad, kliendid, kes ütlevad, kuule hei, ma tahan e-arvet saada ja nad saadavad, nad võtavad ka vastu seda, aga kuidagi see ülejäänud protsess seal ümber on kõik samaks jäänud. Ehk siis see e-arve annab selle
selle võimaluse, et ta teeb selle ukse praakile, aga siis see ettevõtte organisatsioon peab tegelikult ka siis korraks maha istuma ja mõtlema, et nii, mis platvormi me kasutame, kuidas me selle enda kasuks tööle paneme. Et praegu mulle nagu tundub nende protsentide pealt, et just võib-olla siis või erasektori poole vaadates, et see on nagu, et sa ostad endale kiire auto, aga sa sõidad kogu aeg esimese käiguga. Sul läheb kütust, sul läheb aega, aga kiiremaks ei lähe see sõit. Et jälle see on väga selge koht teha parandustöid, et kuidas me siis ikkagi upgrade ime. Ja, et ma arvan, et võib-olla igaüks peakski hetkel natukese enda sisse vaatama, et kui palju on need e-arveid ja need võimalused ära kasutama. Ja võtma selle hetke, kaardistama selle protsessi ära, mida veel täna ei tehta, mida võiks paremini ja siis sealt edasi minna. Ehk siis kui praegu kuulab meid keegi, kellel on olemas e-arved liiguvad, aga ta tunneb, et ta teeb väga palju asju täna veel manuaalselt, et kuhu sa soovitad tal tõenäoliselt on ka siis mingi arvete haldussüsteem, eks ju, kuhu tal need arved tulevad sisse. Et mida sa soovitad tal kriitilise pilguga üle vaadata või küsida oma teenusepakkujalt, et mis tal seal võiks veel lisaks olla, et ta saaks seda e-arvet või rikkalikku e-arvet siis ära kasutada oma igapäevatöös ja teha seda kõike selgemaks, automatiseeritumaks. Ja ma arvan, et siinkohal ongi kas siis arvehaldustarkvaraga või ERP-i endaga ühendust võtta ja küsida neid, mis on need tänased automaatika võimalused, et kas on mingid AI tool'e kasutusel, et igapäevaselt me ju tasume mingi tarkvara eest, et see on kulu, et tasub see enda kasuks panna tööle. Just, et nagu see auto näide, eks ju, et sul on tegelikult seda võimekust neid kulinaid ja vidinaid seal, aga oska siis need üles leida ja siis enda kasuks need tööle panna. Et see on võib-olla niisugune oluline koht. Okei, aga vaatame siis siit veel edasi. Et see on ka niisugune huvitav detail võib-olla, mida veel korraks üle mainida või läbi rääkida, eks ju, et jah, et tegelikult vastajate seas siis sai kinnitust, et kui võeti e-arveid vastu ja need protsessid olid automatiseeritud, et nad raamatupidajad saavad öelda, et 50% ajast põhimõtteliselt on see käsitöö vähendatud. Et see on ju suur võit, et aeg, millal rääkida kolleegidega, võtta kerge kohvipaus või vaadata kaugusesse, et neid hetki on ka vaja. Absoluutselt. Aga automatiseerimise müügi argument kui selline on kokkuhoid. Et kokkuhoid nii siis ajas või ka rahas, eks ju. Et vaatame nüüd siis korraks seda rahalist poolt versus ajalist kulu, Kristi. See on see arvete hinnasilt, kui me panime need numbrid kokku kogu selle uuringu tulemusel, siis ikkagi päris suured on need numbrid, et igaüks saab siin ise teha omad kalkuleerimised, et kui palju neil arveid on. Aga kui me kõrvutasime nagu enda ettevõtte arvete mahud ja keskmise, mis uuringust tuli välja, et kui nüüd võtta aluseks, et näiteks on 250 arvet kuus. Ostuarvet? Jah, võtame ostuarve esialgu, et siis ajaliselt, mis see tähendab siis, et on, kui korrutades selle 250-ga, siis see teeb 3225 minutit, paneme selle tundidesse, see on 53 tundi, ehk siis üle nädala jagu tööd. Seda on palju, et kui raamatupidaja peab ka muude asjadega tegelema, et siis ainuüksi üks nädal keskmise arvete mahuga kulub tal siis ostuarvetega tegelemise peale. Ja teine indikaator on siis nii-öelda see raha pool. Et
kui me võtame nüüd sama aluseks 250 arvet koos ja arvestame siis, et raamatupidaja tööjõukulud on 25 eurot, kellel vähem, kellel rohkem, on selline varieeruv, siis kulu ainuüksi arvete töötluse peale, arvestades ühe arve hinda 5 eurot ja 38 senti, siis oleks siis 1345 eurot. See on siis see raamatupidaja tööaja osakaal palgast ja nii edasi. Et jällegi, kui me võtame selle andmesisestuse, mis oli 3,2 minutit ja ka see muud automaatika eelised e-arvetega, et siis me saaksime nii seda raamatupidaja aega 1/3 võrra vähendada, kui ka seda kulu eurodes 1/3 võrra vähendada, et kui muidu 250 arve puhul on siis 1345, et siis e-arvete ja automatiseerimisega saaks sealt julgelt umbes 500 eurot võita lihtsalt. Et võib-olla panna see 500 eurot siis mingi süsteemide arendusse või sinna suunata see väike investeering igakuiselt, kuidas efektiivsust tõsta. Ehk siis kui me räägime siis sellest võluvitsast, kuidas me seda olukorda, kuidas me neid minuteid ja neid rahalisi numbreid sõbralikumaks saame, siis me jõuame jällegi tegelikult sinna e-arvete juurde tagasi. Yeah. Ja kusjuures, Kristi, mul praegu tuli meelde üks väga äge näide, mis sa tõid ühel konverentsil müügiarvete kohta. Et kui sa rääkisid sellest müügiarve tüki hinnast, jaga seda näidet meiega. Et jah, müügiarvete see ajakulu on veel suurem, et okei, jah, võib-olla raamatupidaja ei tegele sellega, aga siiski on seal keegi teine, kes sellega tegeleb. Ja kui me samamoodi võtame selle aluseks selle 25 eurose tunni määra, siis 7 eurot ja 21 senti oleks siis ühe müügiarve hind. Et siinkohal saab igaüks mõelda, et mis on see teenus või toode, mis seal arverea peal on, et mis on selle hind. Et kui me räägime, et kui see arvesumma on ainuüksi 10 eurot, ütleme, et seal on näiteks mingid tooted peal, millel on ka oma hind, et ma küsiks, kas on üldse mõtet seda e-arve või arvet välja saata, et kui sealt juba nii-öelda selle saatmiseks kulub üle 7 euro. See on siuke hea mõttekoht, eks. Okei, ehk siis võtame vastu e-arveid, saadame ise e-arveid ja automatiseerime protsessid. Et mida sa ise ootad, siis tee seda teistele ka, eks ju. Ja et jah, täna seadusandlus võib-olla ei toeta seda e-arvete vastuvõttu äri, et sul on õigus nõuda, aga samas kohustust ei ole, et see on siuke nokk kinni, saba lahti olukord, aga meie klientide seas on ka väga tublisid ettevõtteid, raamatupidajaid, kes on nõudnud neid e-arveid ja tõesti öelda sellele tarnijale, et palun saada mulle see e-arve, et ma ei taha, et mu raamatupidaja tegeleks mingi ebavajaliku tööga. Et ja seeläbi tegelikult tuleb edu kõikidesse protsessidesse ja saab kiirendada. Ja sama on ka siis jah, tõesti see, et kui sa nõuad seda, et siis ole ka ise eeskujulik ja saada see e-arve enda tarnijatele, klientidele. Et ja võib-olla selles kiires igapäevatöös leia see hetk ja kaardista ära need raamatupidamise ja finantsprotsessid ja leian need kohad, mida saaks tõhusamalt teha. Mul on 2 siukest huvitavat olukorra näidet ka siia tuua, et olles ise siis ettevõttele tellinud erinevaid, ma ei tea, tooteid või teenuseid, et vähe sellest, et keegi ei küsi, kas sa tahad e-arvet, kuigi see info on avalik, eks ju, et sa lähed äriregistrisse, sa näed, kas ettevõte võtab e-arvet vastu, et mõistagi me teeme seda, on ju. Et kohe sõna otseses mõttes by default ma saan selle PDF-i vastu, et ilma, et jõuaks veel arutledagi selle üle. Ja aga veel siis siukene teine
huvitav olukord on see, et sa saad selle PDF-i ja sa saad e-arve ka. Sa saad 2 tükki, vahest isegi oleks see veel lahkemad, et sa saad seda sama arvet PDF-ina võib-olla veel mitmesse kanalisse. Ja siis sul nagu enda seisukohast vaadates, et on kiire, sa ei hakka üle täpsustama, et kuulge, et ega teie arvet ei saatnud, ei lähe kohe siis keskkonda kontrollima ka, siis sa saadad ise ka, et näed, jälle tuli see PDF, okei, siis saadad see digiteerimisse edasi ja siis päeva lõpuks, eks ju, on sul seal, ma ei tea, 3-4 duplikaat arvet. Et siin on ka kohe näha, et siin ei toimi need asjad veel nagu nii soravalt, et kui meil oleks see nõue, et ei ole mingit muud juttugi, et keegi hakkab sul PDF-i, on ainult e-arve ja kõik korras, that's it. Ja seal on tegelikult selline trikikoht ka, et see, kes selle arve edastab suure tõenäosusega, ta maksab selle e-arve eest, ta maksab nende PDF-ide eest, et milleks see, pluss siis on siis see vastuvõtja pead omakorda veel topelttööd tegema, duplikaat arved ja nii, et tänasel hetkel ongi turul tegutsevad operaatorid, et kui läbi nende enda arveid edastada, siis nemad teostavad juba selle kontrolli ära, et kas see arve saaja siis mis kanali eelistus tal on, et just vältida neid olukordi, kus saabuvad need duplikaat arved igast uksest ja aknast nii-öelda. Okei, aga me oleme jõudnud siis lõppu ja me ei küsinud ju tegelikult raamatupidajate käest ainult ajakulu. Me küsisime, mida nad ise muudaksid, et vaatame korraks neid kommentaare ka. Ma ütleks kohe etteruttavalt, et see tegelikult kõik kinnitab seda meie tänast vestlust. Kas me räägime e-arvetest, ühtsetest süsteemidest või siis automatiseerimisest. Et ma pean selle eraldi välja tooma, sest et mulle meeldis see kinnitusringide puhul üks tore vastaja kirjutas, et kuna ilmselgelt selle ettevõttes on suur probleem sellega, et lihtsalt ootab ja ootab, et saaks need kinnitused kätte, et ma saaksin selle arve eksporti saata, et ma saaksin pankada ja teha makse. Siis ta ütles väga konkreetselt, eemaldaksin inimesed, kes ei kinnita õigeaegselt. Et siin võib nüüd oma fantaasial lasta lennata, et kuidas ta täpselt ette kujutas seda inimeste eemaldamist, eks ju, siin on erinevaid võtteid, mis mul pähe tuleb. Ja, et ilmselt ongi nii raamatupidaja nii nii-öelda võimetusseisus, et juba ehk mitte nii loodame, et tal äärmuslikke meetmeid ei ole selle jaoks, aga jah, et need kinnitusringid, need võivad olla väga dünaamilised, aga need peavad olema mugavaks tehtud inimestele, et see on see raudne reegel. Ja need teavitused, et tuleks inimestele, et natuks isegi selline tüütav, aga jah, siis kui sa ei saa teisiti, siis ma tüütan sind, sest kuule, hei, see on sinu töö ju. Muidu sa pead minema inimesi eemaldama kuskilt, et jah. Ja samamoodi siis raamatupidajad, et nad ei kaota enda aega, vaid nende aeg just lihtsalt kulub ära kuskile tegevustesse, mis võiks olla lihtsate otsustega tegelikult hoopis efektiivsemad. Ja tegelikult ju väga paljud ütlesid, et palun tehke e-arvet kohustuslikuks, kõik e-arveteks ja erineval kujul oli neid välja toodud, kuidas seda e-arveid sooviti. Aga jah, see oli nagu selline püha kraal või siuke ühine soov, mis kõlas seal raamatupidajate nii-öelda seal kommentaarides. Ehk siis raamatupidajad ise teavad, mis neid tööst takistab ja isegi nad tegelikult nagu aimavad, et mis need väljapääsud on. Et küsimus on siis nüüd selles, et kas nende organisatsioon on valmis kuulama oma raamatupidajat ja siis aitama kaasa, et viia siis nad sellele uuele tasemele natuke seda innovatsiooni siis see tuua nende igapäevatöösse, et isegi võib-olla tänapäeval on juba natukene liiga palju öelda innovatsioon nende automatiseerimiste ja arvete kohta, see võiks juba nagu siuke tavapärane olla. Bare minimum. Jah, bare minimum, eks. Aga olgu, Kristi, võtame meie tänase sisuka vestluse kokku, mis on need 3 takeaway'd, mis sa tahad, et inimesed peale meie kuulamist ja vaatamist endale meelde jätaksid ja edasi mõtleksid.
ja ma arvan, et võib-olla see peamine on see, et kus uuring on tänaseks tehtud ja need numbrid on välja arvutatud, nii ajakulu kui see rahaline kulu, et võib-olla see nii-öelda see slaidi mälupilt endale kuskile kuklasse, et see natukese kangastuks sinna ja viia see pilt ka edasi otsustajate või juhtkonna ringi, et lihtsate vahenditega saaks neid numbreid oluliselt allapoole tuua ja täna minu südameasi on see, et inimesed ei peaks tegema masinate tööd. Et võite julgelt minu poole pöörduda ja me leiame need lahendused, on see siis ostuarvete, müügiarvete pool, et Fitekil on kõige vastu nii-öelda rohtu. Et võib-olla hea asi ongi see, et meie kaudu tegelikult lahendad mitu mure, saad kaks kärbest ühe hoobiga, et sa ei pea jälle uut teenuselepingut tegema kuskil teise ja kolmanda juures, et nagu me ennem ka rääkisime, et need erinevad süsteemid, mida rohkem neid on, seda rohkem on seda segadust, logi sisse siia, võta siit too ja teine. Et meie juures sa saad tegelikult kogu komplekti ja tegelikult see ei pea olema suur ettevõte, et meil on lahendusi ka väiksematele ja keskmistele, et julgustan, võtke ühendust meiega, Kristiga, küsige demo, rääkige oma hetkeolukorrast ja siis ma pean ütlema, doktor Kristi kirjutab retsepti välja. Et aga okei. Kristi, ma tänan sind sinu aja eest ja selle vestluse eest, oli väga tore. Ma väga loodan, et kohtume peatselt juba siin, sest et me oleme täna, võib-olla juba sai käibefraasiks see sõna automatiseerimine, et võiks ju järgmine kord hakata seda lammutama seal, et mida see siis tähendab või kuidas ma seda saan teha või mis reeglite järgi või mida see kõik siis tähendab, eks. Et teeme ära. Teeme ära, et aitäh sulle ja jääme uute kohtumisteni. Jah, aitäh.